Ahoi kotkad, mis toimub siis? Täna olen tulnud meie uue sponsori Salmo poodi valima välja omale talvist sooja riietust siis. Ja valikus on siis kaks varianti. On siis selline kombe, tähendab ta ei ole kombe, ta on niisugune, millel püksid on eraldi traksidega ja siis ülemine osa on eraldi. Ja vaatame, mõlemad on siis Norfinni omad, mudelid ma kirjutan siia alla, aga lähme proovime siis selga ka ja vaatame, mis meile sobib. Et ma täpselt ei tea isegi oma mõõtu veel, et ma pean proovima siin nii L-i kui XL-i siis. Ja see siis nüüd on Norfin Discovery 3 GR, mis on nagu natukene vettpidavam ja ma ei tea, istub nagu mulle natukene paremini selga. Siin ei ole nüüd eraldi välja käivat seda sisu, aga mina mõtlen seda, et kui palav hakkab, saab alati eest lahti teha või midagi alt ära võtta. Et mul on ikkagi oluline vettpidavus ja sellised asjad ja ma vaatan, sellel on veel siin niisugused tugevamad põlvekohad ka, mis siis saad seal jää peal põlvili olla ja niimoodi. Ja ma arvan, et ma olen oma valiku teinud ja nüüd lähme kalale ja testime selle nagu reaalsetes oludes ära, sest täna on väga kõva tuul, väljas on hästi külm ja paneme kohe kostüümi proovile. Ja nüüd olen jõudnud siis Palojärve äärde. Miks ma siin olen, et siin tuleb Lõuna-Eesti talvelaager. Vot nii, ja siin on siuke RMK koht. Katuse all saab istuda pärast, grilli teha värki ja püüab siis kala püüda. Täna jõudsin enne pimedat kohale, aga homme püüame ja püüavad ka siin teised siia saabujad. Ehk siis kestib selle vinge kostüümi ära ja hiljem siis räägin peale seda reisu, et mis ma tast arvan ja kui hea ta siis ikkagi selle suure tuulega oli, nagu siin on. Siin on päris kõva tormine värk täna. Et ei oleks olnud siin mõne teise kostüümiga lihtne siin järve peal. Et lähme vaatame ka kohe. Siin järve peal tundub väga suur tuul olema. Siit lähme siis peale homme. Proovime püüda, vaatame, mis siin on. Ahvenad siin kindlasti on, siin ma eelmine talv mingid pisikest ahvenad sain, seekord väiksemad loobime kõik tagasi, sellepärast et unnad ei ole kaasas. Et põhiasi on, et testida seda kostüümi siin niisugustes karmides oludes ja siis jääda ka ööseks, et me nagu kõik jääme ööseks siia, enamusel on mingid ahjudega telgid kaasas, minul midagi peale koormakile ei ole, ehk siis ma ehitan omale kuskile koormakilest varjualuse, et kus midagi pähe kukkumas ei ole. Ma juba vaatangi siin kohta, et vist selle kuuse alla siia. Et siin selline tühi auk üleval, suuri puid väga palju ümber ei ole, midagi viltu ei ole, oksi suuri ei ole pea kohal. Et panen koormakile, kuidagi riputan siia, et tuulega lund peale ei tule ja kuuse pealt ka seda lund peale ei kuku ja ma arvan, siin ongi hea koht. Tõmban siia alla, mul on välivoodi ka kaasas kuskile siia vahele tõenäoliselt selle koorma kilepingesse ja siis välivoodi siia alla, aga okei. Meisterdame selle asja valmis, kuni valgust on. Varsti jõuavad teised ka, et siis on valgel ajal nii-öelda ööbimiskoht valmis tehtud. Ilm on läinud päris rajuks. Et ikka ruiskab siin midagi, õrnalt juba hakkas tulema. Tuul on tugev. Ja panin juba lõkke ka käima. Teisi pole veel jõudnud. Aga eks nad ka varsti jõuavad. Miinuseid on ka täpselt parasjagu nii palju, et pidin oma joogi ka siia sooja panema, see hakkas juba jäässe minema. Tegin oma veits puid valmis ja et kui teised tulevad, mul on šašlõkki kaasas.
häädikamarinaadis, klassikalises marinaadis, siis saab selle nii-öelda pöörde panna. Oh ja voodi sai ka valmis tehtud. Selline hästi primitiivne ellujäämisstiilis. Kuuse all on üks osa. Võib-olla isegi enamus. Et kui lund tuiskab natukene sisse, siis las tuiskab. Mõlemad otsad on lahti tegelikult. Et voodi on siin all. Et see väike lumi, mis peale tuiskab, vahet ei ole. See on ainult äge, see teeb ainult asja ekstreemsemaks ja mõnusamaks. Et varuks on kaasas ka rohkem magamiskotte, sest et jääme ju 2 ööks siia. Et juhul, kui mingil põhjusel nii märjaks ajab selle magamiskoti, et ei saa teine öö kasutada. Aga muidu poleks huvitav ja mul oleks ju võinud telgi võtta ka või mingisuguse soojendussüsteemi, aga nii pole põnev, et kui oleme juba täna nii uhke kostüümiga, siis proovime ekstreemi. Jah. No nii, ja meil on siin täna sükene 2 olemine, selles mõttes teised tulevad alles homme, aga just sai püsti oma telgi Jarmo kanalist Looduse keskel, siis minge vaadake, kes ei tea veel. Ma vist olen kunagi maininud, ma mäletan, aga kes nüüd uued minu vaatajatele ei tea seda kanalit, siis minge vaadake. Et ahi on ka sees ja kõik värgid ja mitte nagu minu looma moodi seal koormakatte all. Aga ma usun, et me mahume 2 siin ka õhtul jutustama ja istuma, et ei pea eraldi istuma niimoodi, et ma kükitan seal oma koormakilja all ja Jarmo siin üksita. ja läksid vahepeal siis lihad ka lõkke peale. Vaatame, kuidas need siin on. Et varsti saab valmis. Ja hakkab juba vaikselt looma. No nii, ja meil jõudis ikkagist üks kamraad veel. Keir Looduses jõudis ka täna siia. Ja läbi lume, saju, tuisu ja vaalude ja kuskil metsateedel seiklemisel. No, aga siis väga hästi. Ülejäänud jõuavad homme. Meie siin tiksume edasi ja... Vähemalt me jääd kinni. Vähemalt jääd kinni, see on hea. Muidu oleks saanud appi tulla. Sul on ju vana ja 4 vedu, nii et... See peaks ka olema või? See on esivedu. See ei ole või? See on kõrva. Okei. No selve. Toimetame. No nii, magama minek siis. Kõik lehvib tuulega. Päris karmid olud on. Et tuul puhub, möllab, keerutab. Kui ma selle onni sättisin esialgu paika, siis ma üritasin sätida teda nagu tuule järgi. Et otsast tuul sisse ei tule, aga tuul keerutab. Aga vahet pole. Et tulen koos selle kostüümiga siia mingisugusesse hästi odavasse depost saadud magamiskotti. Ehk siis hästi odav magamiskott. Aga Äll on spetsialist. Äll on aegade algusest peale maganud odavate magamiskottide ja värkidega. Nii et ei ole probleemi. Tuule ja kõige käes ja uus kostüüm aitab. Ja küll, aitab plärast. Tuttu ära ja hommikul näeme. No nii, tere hommikul. Niimoodi ma siin siis olin. Ei tultki palju midagi lund siit otsas sisse. Veitsa siia pea otsa on tulnud. Aga väljas on praegu sükene. Mingit lund sajab. Aga ega midagi. Ajame enese siit välja ja hakkame toimetama. Peaks minema otsima mingit küttepuud veel. Et jah, nagu külm ei olnud öösel. Oli soe. Nii et kõik väga hästi. Kuigi tuul natukene puhus siit alt läbi, aga sellest polnud midagi. No nii, et eile selle peale ei tulnudki.
et siia alla pesa teha, et täna kolime hoopis siia ringi. Vot nii. See puukuur, mis on tühi ja kus ei ole siis hetkel puid. Aga lähme vaatame üle. Tegelikult oli ikkagist mul rohkem sinna voodisse lund sadanud. Aga noh, lihtsalt magamiskoti peal hommikul ei näinud, et lund oleks. Juuse oli keha soojuse peal ära sulanud, aga noh, hea superkostüüm hoidis mind soojas, nii et elus ma olen, aga noh, niisugust ekstreemi ma aeg-ajalt teen ja see ongi pull, peabki tegema niisugust natukene karastust. Aga vaatame üle selle voodi, milline ta oli, kui ma võtsin ära siis selle magamiskoti. Et midagi oli ikka rohkem tuulega sisse tulnud, et siin küljed on ka madratsi ääres lumi, järelikult see sadas mul ikkagi sisse siia. Aga see jah, natuke, mis mul magamiskoti peale tuli, sulas ära. Vat. Aga jah, mina nagu seda külma ei tundnud, et see magamiskott natukene märjem nüüd oli ümber. Et ega ilma niisuguse ekstreemkostüümita oleks kindlasti külm olnud. Nii, ja järgmine YouTuber on kohale jõudnud. Roomio jõudis ka kohale, kanalist Roomio seikleb. Ja eks varsti sätime ennast siis lõpuks kalale ka selle suure lumega. Et siin kaevamist nüüd on ja loodame, et kõik ikka välja saavad homme autoga siit, et ei tea, pikalt ta nüüd plaanib siin niimoodi lund ajada taevast alla. No nii, ei saa kaamerat käest ära pannagi. Järgmised Estonian Adventures ja sinul oli see Eesti elust enesest või? Eesti elus eneses on praegu, jah. Ma olen mõelnud selle muutmise peale, keeruline nimi on. No jah, aga siis võib vist kalale ära sättida, et nüüd on kõik kohal või oli veel keegi tulemas ja vist ei olnud rohkem kedagi tulemas. Ja tuli nüüd jää peale ära. Teeme esimese prooviaugu kohe siia samma mulistajate redeli juurde, et siin teinekord võib olla niimoodi, et selle all siin ahven üldse varjab ennast. Et hakkame siit pihta, teeme mingid augud. Esialgu proovin võib-olla siis selle põiklandiga ja hiljem võib-olla tõuguga ka siis. Aga davai, teeme augud ära. Muidugi üks probleem on, trellile jäi külge panemata see lisasang. Et nüüd ma pean ettevaatlikult puurima, et ta mul käest ära ei väena, võib-olla siduri peale panema, et siis teeb kõrra, kui kinni hakkab puur jääma. Läbi jää minnes ta vahest see hetk tõmbab niimoodi järsult korra, kui just läbi jää läheb, aga noh, vaatame, kas õnnestub nii, et kätt küljest ära ei vääna. Et sai küll ilma lisa selle sangata, aga noh, teeme mõned augud valmis ja hakkame siis proovima. Nii, hakkaski nüüd tuiskama jälle uuesti, ei saa ilma selle lumeta. Aga see meid ei sega. Paneme siis kõigepealt mõned tõmbed selle siukse põigiga ja vaatame. Ma ei pannud mikrofoni kamale külge, ma ei taha, et see mikrofon lumiseks saab, et heli on natukene kehvem nüüd praegu, aga noh, ehk kannatate ära, pole hullu. No nii, ja esimene käes. No nii, ja esimene ahven tuligi ära. Põigi peale väike, laseme tagasi. Et täna võtame ainult sellised, mis söögiks kõlbavad, sest meil undasid ei ole ja see sobiks elussööda kalaks, aga meil ei ole jah undasid kaasas täna, nii et selle laseme tagasi. Nii, näete, nüüd kohtub kaks tiitsaid oma vahel. Tere, tervitage. No nii, ja Keiril ka ahven otsas, aga tema nüüd hakkas püüdma tõuguga. Et tundub, et tõuku võtab ka. Väikene tegelane. Aga hästi, ma proovin veel landiga edasi, pärast ka tõuguga, kui lanti ei söö hästi. Keiril juba kiiresti kolmas otsas, et ega ma ei saa kehvem olla, ma nüüd panen ka tõugu külge, ega siin niimoodi ei saa. No mul juba jah, 5 minuti jooksul kolmas. Ja.
nii, siin nüüd keegi on all. Ja tuli. Sain mina ka ühe nüüd tõuguga kätte. Aga võib-olla on jälle neid mitu siin all, pisikene küll. Paneme jälle tagasi kohe selle tõugu sinna alla ja vaata, kas tuleb midagi suuremat ka. Nii, järgmine. Ehk siis siin on parvan all ja ma kuulen, et Keiril on ka parval, täpselt samamoodi kui katkub järjest. Ops, ja jälle. No näed, siin ainult tuleb ketti, nii kui alla aiskad, kohe on uus. Ja Keiril täpselt sama lugu jälle, aga ainult väikesed kõik kahjuks. Ja jälle. Ja jälle ka ketti. Samamoodi Keiril ka. Kogu aeg tuleb lihtsalt järjest. Yes. No nii, sõbrad, ja väike mõistatus teile ka, mis on ühist tissidel ja ahvenapüügil. Väikestega on ka tore mängida. Ja küll laseme jälle tagasi, aga kostüüm väga mõnus. Lund tuiskab, ilm on külm, aga minul on väga soe, ma ei pane isegi kindaid kätte. No nii. Juba natuke parem mõõt. Juba natuke parem mõõt, aga ikka veel väike läheb tagasi. Opti, no vist tänane kõige suurem või? Vist tänane kõige suurem, aga ikka veel väike. See väikestega mängimine juba tüütab natukene ära, et palju ma seda väikestega mängimist näitan. Ma natukene võtan paar tükki veel ja siis läheb vaatan, mis teised ka teevad. Kui näete merel sellist lippu tulemas, siis on aeg põgeneda, et lipumassid. Aga mis materjali? See on ka poluester on ju. Poluestrile nad saavad teha seda puuvillale on raske. Ja jah, ka sublimatsiooniga tehtud. Ma olen juba natukene neid asju nüüd õppinud, sest ma pean ise ka tegema. Aga mis siis üldse toimub siin? Istume siin lõkke ääres ja mul saas lõkid ka nüüd sulasid ära. Mul oli jääkuubik panin põhimõtteliselt siia peale. Kõik oli jääs. Ma keeran külge vahepeal. Ups, vahelt tulevad sibulad välja, aga ei ole hullu. Mahlasem tulebki. Nüüd on see jää seest sulanud nii-öelda liha. Ja siin on nüüd telke nüüd ka. Vahepeal ma ei näidanud, et palju nüüd neid tipitelke siin on. 1, 2, 3, 4 tipitelki. Ja minu see kilekärakas, mis kolib siis sinna puukuuri ringi varsti, aga mitte veel, pärast panen. Ja lähevad siin teised mehed ka varsti kalale. Roomöö tahtis ka siin kalale minna, kas Villem, sa oled ka kalale? Ja olen valmis kala proovima. Aha. Et kui kalamehed saavad... Kui üks püüab, siis teine... Ritvasid on tegelikult, et ma annan sulle ritva, saad ka proovida. No vot, see kõlab hästi. Sest et hästi tuli praegu. No nii. Ja tuleb ka teistel väikseid, millega on tore mängida. Mõtlen, kuhu auku selle unna või? No, ega seda ei tea kunagi, jah. Kuskile rohu äärde mina paneks. Aga noh, jah, läheb siis und. Kellelgi on vähemalt unnad kaasas, mitte nagu mul, et kodu unustatud. Ma nüüd ootan oma järjekorda. Vaadake seda vaatepilti nüüd. Kõik 6 kaamerat tahavad vaikselt järjest filmida. 2, 3, 4. Kuskil on 5. Alvar ei ole midagi, Alvar võib ka niisama nagu mina käes. Jarmo ei saa praegu hoida. Mina ei tohi seda süüa, mina olen dieedil. Aga kuidas on? Peet on ise riivitud, tehtud, hakitud. Kõik nullist, ei ole mingit pool tooteid ostetud. Liha on ka nullist, ainult see on mingi suitsusink. Oma kits kasvatatud. Tahtsin enne öelda, et vaata, kui huvitav olla meie jälgijad. Enne me arutasime, et suurem osa meie jälgijaskond on kõik sama. Ja nüüd vaadake.
nii palju kaameraid mina ei mäleta, et oleks ühelgi üritusel olnud. See on vist rekordarv kaameraid ühel üritusel. Meil kõik sama firma omad, vaata ka veel. Aga ma kohe toon. Ja nüüd, kui kõik tulevad kaameraga siia poole jandpule ka. Et nüüd supi sisse ei kuku, muidu on kaamerasupp meil. Kaamerasuppi teeme veel. No mineraalaineid on ka vaja, ehk siis need kaamerad võivad seal supi sees olla. Nii palju. Vaatame siis, mis sa, Villem, ütlesid, kaua see liha küpsenud oli? Ma just ise küsisin, kaua ta on vist 4-5 tundi või? 5 tundi. 5 tundi, noh. Vot, rebitud sealiha. Praegu siis... Nii, ja siis ma siit kotist annan teile igast, siin meil on erinevaid saiasid asju. See on ikka täitsa rebitud. Et ma annan teile siit kotist erinevaid saiasid, leibasid, et saate sinna vahele panna. Et mõtlesime, ei hakka burgeri kuklit ostma, ostsime erinevaid igasuguseid pehmikuid ja rukki asju, et saate siit endale tõsta sinna saia vahele. Ja Rauno tegi siis seda punast sibulat ka, saate seda ka tõsta. Ja siis ma ostsin seda hapukapsast ka veel, et saab hapukapsast ka vahele panna, siis peaks ikka väga krõmps ja mõnus olema. Nii, ma lähen toon selle ära, siis te saate juba siit vaikselt valmistama hakata. Näe, vaadake, nurjatud söövad. Äljab ilma, jah. Süsivesikud, gluteen, e-ained, kõik võimalikud asjad ajavad sisse omale. Aga äll on tervislik. Äll ei söö sükest asja. Ma olen terve päev läbi paastunud täna. Mina niukest rämpsu sisse ja mis on ebatervislik. Romeo võttis kõik süsivesikud välja, ise nägin. Oh jumal. Ja ta paneb seda saia või sepiku või teravilja toote peale. Vaata nüüd. Mürk. Need on need sünnikussid. Mürk. No nii, aga minek. Saisin õhtul kuttidega jämmitud ja nüüd lähevad kõik tüttu ära. Et minu pesa on siis siin. Et noh, siia lund tundub peale ei saja. Enamus lumi on kõik saja mööda. Natuke veel tuleb. Suurem sadu on kinni. Rohkem ei tule. Ehk siis hea tööd, kotkad. Hommikul vaatame siis. No nii, hommik. Loomulikult täna ööse jälle külm ei olnud, sellepärast et täna oli natukene soojem öö isegi, ei olnud nii palju miinuskraade. Teised juba seal ka liiguvad ringi, ma vaatan ja. Et aeg ka ärgata ja oma asjad kokku pakida siin. Minul on asjad koos, teised siin ka vaikselt pakivad juba oma asja kokku. Ühel mehel on see lausa kohe jääpurikad. Telgi küljes ja vaat siuke pull lugu. Ja ega midagi, nüüd ma lähen koju ja vaatame siis seda kombet natukene nagu lähemalt ka ja võtame kokku, mis me tast siis arvame. No nii, ja mis siis oskab selle uhke kostüümi kohta kokkuvõtteks võtta? Loomulikult ülimugav, ülisoe, hästi palju taskuid. Igal pool on taskud. Et siin on sükene tasku ja ma näitan teiselt poolt, mul on siin nikker, et saad panna midagi sisse. Ja siin on veel see mingisugune kummist asi peal, et vist vesi ka ei lähe sisse. Ta tõmbab nagu hästi kokku siit selle. Siis on siit pealt krõpsuga taskud. Külje pealt taskud. Isegi siin saab panna käed sisse niimoodi taskutesse. Ja igal pool krõpsud, värgid saad tõmmata kokku rohkem ümber randme. Siis on need siuksed, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Siis on siin all on krõpsud, värgid saad tõmmata kokku rohkem. Ja mis mind väga üllatas on see, et siia on sisse pandud mingisugused siuksed asjad. Ma ei tea, mis materjalis see plaat on, aga nad on niisugused nagu pehmed plaadid. Et saad põlvili olla tõenäoliselt ja ei tee põlvele nii haiget. Ja teine koht veel, kus niisugused plaadid sees on siin.
et siis lähevad nagu tagumiku alla, et on soem istuda, kui istud kuskil peal. Niisugused huvitavad. Ja kui palav on, mida ma veel avastasin, kui palav on, siis jätad lihtsalt natukene luku lahti ja ka siit võid luku lahti jätta, siis siit tuleb natukene nagu tuult või õhku sisse, et kui natukene, ütleme, soema ilmaga lähed kalale, mitte nii külma ilmaga. Ja noh, lukud käivad kahte pidi, et tahad pissida, siis tõmbad nii-öelda luku alt ülesse, auk sees, mitte ei pea tõmbama kogu seda siit ülevalt alla niimoodi lahti ja sama asi ka jopega, et jope lukk käib täpselt samamoodi alt ülesse, et kui noh, on vaja oma peenemeda ära teha ja ei taha nagu tervet jope lukku eest lahti teha, siis näed, tõmbame jope lukku rohkem kinni ära praegu ja saad siit alt näed niimoodi tõmmata ja oma asjad, värgid kõik ära teha. Võt. Siuke uhke, vägev, soe kapuuts ka jälle nööriga saab tõmmata kinni kõik krõpsude värkidega ümber panna ilusti, et ei puhu tuul peale. Ja selle kostüümile kehtib siis ka meie sooduskood perega looduses ja see kehtib 30 päeva selle video avaldamisest alates. Ja see on siis -15%, et kasutage võimalust, minge ostke ka omale siuke vinge soe kostüüm, saate praegu soodsamalt. Vot nii. Ja ega rohkem polegi midagi, eks nüüd hakkame seda kostüümi katsetama, et mingi kord saab siis proovida ka, kui veekindel ta on, aga noh, mina usaldan neid andmeid seal ja hingav on ta küll ka, sest et ma ikka siin üleeile kõvasti higistasin ja noh, natukese aja pärast ikkagist tundsin, et keha kuivas ära ja oli mul see soepesu siin all kuiv ja sai julgelt edasi toimetada. Ja loomulikult Salmo ei müü ju ainult neid kombekaid, et minge vaadake sinna Salmo poodi koha peale või minge Salmo e-poodi. Et Salmo müüb ju ka matkatarbeid, kõik võimalikud landid, muud tilulilud, mis kalal käiguks vaja läheb ja minge vaadake ka muud kraami sealt omale, sest et meie toetajaid peab toetama. Aga selleks korraks siis kõik. Keriga magama ära kratid ja näeme järgmises.